aga ikkagi mõõdame su poliitilist seda temperatuuri. Anna tulla. Kas homopaaridel peaks olema õigus lapsi adopteerida? Kohe sellised küsimused tõmbas nagu natuke hinge kinni. See on see küsimus, mida ma ikkagi üldse ei saagi aru, et kus see küsimus on tulnud. Et see, sa tahad jah-ei vastust saada. Jah-ei vastus on ei, aga kindlasti on mingid erandid, aga me räägime sellest üldiselt. Jah, üldiselt ma ei näe, et see peaks olema mingi riigi poolt soodustatud trend. Kui on kahel inimesel mingi sugulane laps jäänud orvuks ja nad tahavad seda kasvatada, see on hoopis teine teema. Väga hea. Kas abielu peaks olema ainult mehe ja naise vahel? Ülejäänud on kooselu. Väga hea. Kas transsooliste õigused on teema, millega riik peaks rohkem tegelema? Kuidas ma sellele siis nüüd enda südamest vastan? Riik peaks rohkem tegelema traditsioonilise perekonna arendamisega, et me välja ei sureks. Väga hea. Kas Eesti peaks piirama sisserännet kultuuriliselt väga erinevatest riikidest? See on juba Põhjamaades nähtud olukord, et kui kultuuriliselt väga erinevad rahvad siin tulevad ja ennast sisse seavad, siis lõpuks läheb asi käest ära. Teiseks, meil on jälle see sama asi, me ei julge neile öeldagi, et me oleme eestlased, me oleme nõus hakkama rääkima nende keelt ja kummardama nende pühasid, nii et jälle julgust on vaja seda öelda ja piirata veel rohkem kui energeetika valikutes, nii et jah, me ei peaks siia kõiki lubama, kes niisama tahavad tulla. Ja minu arust siin oleks ka see piirang, et nagu sanon, et 2 aastaga keeleeksamit ära ei tee, siis tagasi koju. Kas sündimuse tõstmiseks peaks riik tegema rohkem meetmeid? No ma peaaegu vastasin, et tuleks meetmeid parandada ja mitte tegeleda nende tüüpide reklaamimisega, keda ma ei tahaks nimetada, sina neid nimetasid. Olgu, kas sõnavabadust peaks piirama, kui see riivab kellegi tundeid? Inimest tuleb õpetada üksteist austama. Ja kui me oskame üksteist austada, siis me ei hakka kellegi tundeid riivama. Aga kui me paneme ametlikult selle piirangu peale, siis on jälle keegi tüüp, kes ütleb, et vabandust, su pilk ei meeldinud mulle. Ja sa solvasid mind selle pilguga, nii et ma ei julgeks piiranguid panna, aga ma rõhuks hingelisele kasvatusele. Väga hea. Kas on õige, kui naine seab karjääri, pere ja laste kasvatamisest ettepoole? See on jälle riigi küsimus, kas me tahame, et meil pered õitsevad ja soodustaksime perekondasid, et naistel oleks võimalus rahulikult perega ka tegeleda. Aga kui me reklaamime seda, et karjäär on esikohal ja lapsed, kes neid vajab, siis see ei ole õige riigi poliitika, aga keelata ja käskenda seda ka muidugi ei saa. Aga saab soodustada. No nüüd on lihtne, et kas rikkad peaksid rohkem makse maksma? Sa mõtled need astmelist tulumaksu. Põhimõtteliselt jah, ja ma ei mõtle seda nüüd ise välja, vaid see Euroopa kogemus nagu ütleb seda. Ja teiseks ongi see, et nii füüsiliselt kui vaimselt, ärme nüüd päris üldist, aga põhimõtteliselt me anname enam-vähem võrreldava panuse. Lihtsalt sama füüsilise ja vaimse panuse eest saame väga erisugust tagasisidet nii-öelda rahalises mõttes ja võib küll eristada natuke. Kas ettevõtted peaksid rohkem makse maksma? Maksupoliitika on üldse selline keeruline asi, et ma siin praegu tsiteeriks minu lemmik erakonna kunagist või kunagist esimest ja praegust auesimest Mart Laari, kes ütleb, et maksudega ei mängita. Ja ma olen ka kuulnud majandusmehi rääkimas ja ärimehi, et lõpetage see jäntimine. Kui tahate, pange maksu juurde, ma olen nõus maksma, aga ärge loksutage sellega kogu aeg edasi-tagasi. Ma olen seda meelt, et vajadusel tuleb kellelgi makse tõsta, kui me muidu hakkama ei saa neid samu perede toetamiseks. Ja vähepalgalistel ei ole seda võimalik enam palju suurendada, nii et sealt, kust on võtta, sealt tuleb siis kahjuks võtta. Kas riik peaks päästma raskustesse sattunud firmasid?
oleneb jälle, millised nad on. Kui me räägime siin nüüd meie lemmikteemast energeetikast ja kui me siin üldse mingit toetusi ei paku, nagu täna me kipume olema, kõik peab töötama turu vastu, ehk turuhindadel riik ei taha kedagi või midagi toetada, siis me vastu istume pimedas. Aga et me igasugustele kultuuriklubidele tohutult toetusi jagades, seda peaks natuke kaaluma. Aga on kindlasti asju, mis on riigile vajalikud, neid on vaja toetada. Kas riigile kuuluvaid asju peaks rohkem erastama? See on nüüd küll üks väga imelik seisukoht, või et kuidas on see tulnud, et kõik, mis nagu riigi juhtid on, et sellega nagu hakkama ei saada. Alles oli see, et Pärnus nüüd minnakse neid spaasid erastama, mis toovad linnale kasumit. Nüüd on äkki otsustanud, et nüüd on vaja need kiiresti ära erastada. See on jälle selline poliitiline küsimus, et kellele mis kasulik on. Kui me oskaks neid ettevõtteid juhtida, neid ei pea meelega juurde ehitama või tekitama, aga need, mis on kasumis ja monopoolsed, võiksid ja mõned isegi peaksid olema riigi käes. Me ei kujuta praegu ette, et Eesti raudteed jälle erastama hakkaks uuesti või võtame Eesti maanteede võrku erastama hakata või need on asjad, mis jäävad riigi kätte. Kas inimesed peaksid ise rohkem oma pensioni eest vastutama? Pensioniga on ikkagi selline lugu, et meil ei ole nii pikka stabiilsuse perioodi üldse olnudki, et kuskil mingi pension oleks õnnelikult lõpuni välja jõudnud. Kogutud pension oleks hakanud nagu tagasi võimaldanud väärikat elu. Ja sellepärast mõtlengi, et ikkagi on lapsed, kodu, selliste asjadesse investeerimine, et sa saaksid elu väärikalt lõpetada oma laste ja pere keskel ja nende toel, et see on nagu see minu arust õige investeering. See, et sa nüüd peale kooli minekut paned omale vanadekodusse koha kirja ja hakkad koguma vanadekogu arvete maksmiseks raha, ei ole päris minu maitse. Nõus. Kas riiklik alampalk on vajalik? Mina julgen arvata, et on vajalik. Aga see, vabandust, ütleme nii, et nagu ta praegu on 3 osapoole kokkuleppel leitud alampalk on mõistlik. Kui riik hakkab määrama, siis võivad tulla võimule mingid sellised jõud, kes panevad sinna pankuri palga miinimumpalgaks ja siis meil ka pikka pidu siin ei ole jälle. Ei ole, jah. Kas majanduskasvu ja töökohti võib toetada ka keskkonna arvelt? Siin tuleks ikkagi Eesti talupojatarkusega läheneda, et targu kodus talita, et kõik mõjud omavad vastasmõju, nii kui me midagi teeme, tekib kohe kahju millegile keskkonnale, võiks nii öelda. Ja seda tuleb optimeerida, tuleb teha nii vähe kui võimalik ja nii palju vaja. Et igal juhul kõik, mis me soodustame tootmist, on majandusele kahjulik, see jääb. Aga me rääksime keskkonnast. Mis ma ütlesin? Ma mõtlesin, et kõik, mis me majanduslikult teeme, on keskkonnale kahjulik. Ja. Nii et see optimumi koht tuleb seal igal juhul leida.